Viimasel ajal on olnud küllaltki palju juttu sellest, et akudest, igasugustest akudest võivad tekkida põlengud. Nurgakivi otsustas ka asja uurida ja kui juba põlengust juttu, siis loomulikult on kõige õigem koht tulla Päästeametisse. Ja kuna ka ehitusmaailmas on hästi palju akusid, siis meie koostööpartner on ju aastate vältel Makita ja nii palusime ka Makita esindaja siia. No, mul on tunne jäänud, et Makita tööriistad, kui mitte kõik, siis suuremas osas töötavad akude peal. Mida sa nüüd ütled selle kohta, et aku võib olla ohtlik? No eks ta ikka võib olla ohtlik, kuna tal on oma süttimisohud olemas, aga Makita on omalt poolt teinud kõik selleks, et seda minimeerida. Et akudel tänapäeval on piisavalt elektroonikat, 2 termoandurit, mis mõõdavad aku temperatuuri, ei luba alustada laadimist ennem, kui aku on laadija poolt maha jahutatud ja tuleb lihtsalt heaperemehelikult käituda akudega, puhastada õhutusavasid ja mitte akusid loopida. Seda me saame jälgida, et me akusidega akutööriista ei viska, aga võib olla ka nii, et töötad kuskil üleval redeli peal tellingutel, no lihtsalt ta kukub üle ääre maha. Mida siis tuleks jälgida? No tuleks jälgida, et aku ei hakka suitsema, et ei oleks pragusid. Et Makita akudel on iseenesest piisavas mahus summutavat materjali korpuses. Ta on tihkelt vastu korpust, et kui aku kukub nii 2 meetri kõrguselt, ei tohiks taga midagi juhtuda. Aga mida võib juhtuda siis, kui aku on käinud läbi nii-öelda siit kohaliku eestimaise meistri käte vahelt, et saaks sõbralane ka odava kingituse teha? No tavajuhtudel kiputakse panema sinna odavamad ja võib-olla mitte nii kontrollitud tootmisega akuelemendid. Lisaks sellele on ka piraatakusid hästi palju turul, mida siis odavama raha eest ostetakse, mis lõpuks võib kujuneda poole kallimaks, sest see piraataku ei ole päris nii kvaliteetne ja seal puudub väga palju vajalikke elektroonikakomponente, mis peaks olema tänapäeva kaasaegsel akul. Kui lihtne või keeruline on põlema läinud akut kustutada? Nüüd võib-olla keegi, kes meid kuuleb, vaatab, ütleb, et no see pole midagi, võtta, mul on vaht kustuti nii, nagu peab siin toanurgas olemas, lasen buss peale natuke ja kustunud on. Jah, et kui me vaatame nagu sellist klassikalist põlemist, et me räägime, et siis 3 komponenti on vaja, et meil on põlematerjali vaja, hapnikku ja temperatuuri. Et kui ühe külje kolmnurgast ära võtad, siis tavaliselt kolmnurk kukub pikali. Aga kui me vaatame nüüd akut seest, just liitium-ioon-akut, siis põhimõtteliselt USA nagu pääst ütleb, see on nagu põlemiskolmnurk otse sinu taskus. Et põlematerjal on olemas, seda nagu justkui sealt välja võtta ei saa. Samamoodi on, kui see on põlema läinud, ta toodab ise hapniku juurde, ehk siis nagu summutada ei ole võimalik seda. Ja ainuke, millega me võidelda praegu saame teadaolevalt, on siis temperatuuri alandamine, et siis põlemisprotsess jahtuks. Aga kui aku nüüd järsult põlema läinud, siis temperatuurid on väga kõrged ja seda on raskem kustutada. Ja samamoodi on see, et ta on väga äkiline, ta võib hakata loopima fragmente ja tekib sealt väga palju mürgiseid gaase ka. Mida sa Päästeameti esindaja soovitaksid, et kus kohas peaksid kodus akud olema, kas mõni eraldi ruumis või väga paljud on ka, et ostan omale mingi metallkapi, kas või relvakapi, panen oma akut sinna. Kas see võib olla soe, peaks olema jaheruum, millised on sinu soovitused? No kindlasti on see jah, et heaperemehlik käitumine, õigete komponentide kasutamine, selles mõttes nagu laadija ja akulaadija oleks ikkagi koos omavahel, et ei segataks neid. Samamoodi, et akud oleks hooldatud, et kui ta on tõesti tolmused ja mustad, siis tõesti tuleb need siis ära puhastada. Et näiteks kas või tööstus tolmuimega, mida saad ju tagurpidi tööle panna ja puhkuda, et esimese tolmu pealt ära saada. Samamoodi on, mis on meil nagu probleemiks, just laste puhul on see, et telefonid ja arvutid pannakse voodi peale, vaat seal on need jahutusrežiim rikutud ja sealt on tulekahjud kiiresti tulema. Et ikkagi jah, et nagu avatud kohas, võimalikult vähe põlemmaterjali ja siis on tõesti see, et kui on niisugused head kapid olemas, kus ta hoida,
et ma ei ütle, et ta peab olema metallist, vaid lihtsalt kui aku on hooldatud ja heaperemalt käitutud temaga, siis sa ju võid teda ilusti hoida. Ja teema lõpetuseks. Kuuldu nähtu taustal ei tasu paanikasse sattuda, et akud on nüüd üliohtlikud. Ei, akud on väga head asjad, nad teevad meie töö lihtsamaks, mugavamaks, aga akut tuleb hooldada. Akut tuleb kasutada hea peremehelikult. Teda tuleb jälgida, mis temaga juhtunud on, kui on natuke viga saanud. Pange ta kõrvale, hankige uus aku ja siis ei ole õnnetust karta.